tere! Mina Sven, mul on siin raamat, ise tegin, väga hea raamat. Ja mis siin praegu siis hakkab tulema on videoraamatu projekti eksperiment. Praegu on õhtu, valgus on nagu ta on. Pildiformaat on nüüd muudetud, see ei tohiks tulla enam Blu-ray kvaliteedis ja asja mõte on selles, et autorid loevad oma raamatuid kaamerasse ja selle asja nimi on videoraamat. Niisiis raamat on selline, pealkiri on Enne sõda ja kõike seda. Autor on nagu näha Kivisildnik. Kujunduse on teinud Mattias Sildnik ja see on siis i-kirjastuse toode aastast 2012. Ja seda raamatut on toetanud Konnad ja hiired, seisab trükiandmetes. Ja see raamat ei ole väga paks, ta on 58 lehekülge. Ja siis ma loen ta ette ja vaatan, mis sellest välja tuleb. Kurbus enne sõda, lumehelbeke, lumivalguke, nuhelgu mind Jumal, aga ei. Jumal on hõivatud. Hoopis sõda tuleb verehaisu. Sõda tuleb ja tunneb ennast nagu oma kodus. Neile kohe meeldib tappa inimest. Vaesus enne sõda. Kui oleks arbuus, siis lõikaks sellest viilu. Telekas lämiseb mingi ahv. Jälk leepuv ahv. Vaatan seda sitta ja mõtlen, kuidas küll meie loomaiad ei ole veel pankrotti läinud. Tuleks see sõda ometi rutem, ei jõua ära oodata. Kui tuleb sõda, siis lõikan sellest ahvist viilu või 2. Põdramaja enne sõda. Olen halb alatu põder. Ei mina tea, kas nad on karvased või sulelised. Ma ei tea, kust nad tulevad ja ei tea, kuhu nad mu viivad. Ehk kas nad lävel ka seisma jäävad või käib kõik ruttu, asjatu viivituseta. Kämp mets mühiseb, kõneldes meile rahutust ööst ning igavesest unest. Oleme halvad alatud põdrad, jah, isegi sarved on meil puseriti peas. Vanad õunapud enne sõda. Haiglase fantaasiaga kahvatud tütarlaps käib iga päev tööl. Ta on kurnatud, aga juba üsna pea jääb ta raskelt haigeks ning variseb kokku. Närvid on läbi, maks on sodi, töö on ta peaaegu tapnud, kooma variant. Midagi pärast ta natuke seda huvitav, mis mul see kaamera teeb. Ma testin natuke mikrofoni, vaatan, kas siin mingit häält on kuulda. Ikka mikrofon paistab, et toimib. Nii, mõnikord toimib. Kõik neib olevat korras. Võime jätkata. Ühesõnaga, vanad õunapuud enne sõda. Haiglase fantaasiaga kahvatud tütarlaps käib iga päev tööl. Ta on kurnatud, aga juba üsna pea. Võtan seda asja veel. Minu mõistuse järgi peaksin ma ise ka pildi peale jääma, aga päris kindel see siiski ei ole. Nii, alustan 3. korda luuletust Vanad õunapuud enne sõda. Haiglase fantaasiaga kahvatud tütarlaps käib iga päev tööl. Ta on kurnatud,
aga juba üsna pea jääb ta raskelt haigeks ning variseb kokku. närvid on läbi, maks on sodi, töö on ta peaaegu tapnud, kooma variant. meil ei ole seda tüdrukut enam vaja ega tema haigeid fantaasiaid. kus vanad õunapuud, ma ei peatu siinkohal pikemalt, raagus dekadentsil. nii meie koomas tüdruku kui kõigi teiste perverssete fantaasiad saavad kohe teoks. kõik see, millest me unistame, muutub lähipäevadel totaalseks sõjaks. aga see ei ole meie ega meie unistuste viga. see kuradi lipakas lihtsalt rikkus kõik ära. maaviljelus enne sõda. kui ma oleksin osa sellest ühiskonnast, siis ma vabandaksin. ma langeksin põlvili ja suudleksin emakest maad ning ütleksin talle: sa oled mind siiani kandnud, ma tänan sind. ent see on ränk eksimus. emake maa, ära korda seda viga. enam mitte kunagi, tappeski mitte. head ended enne sõda. president peab ÜRO-s kõne ja nõuab verist sekkumist. Süüria, nüüd sa kärvad. Süüria on paha, aga meie president on väga hea. Peeter Oja enne sõda. on ikka huumor, vaatad nagu koomik kohe, aga sõja ajal ei ole enam nalja. siis on Oja Petsil valida, kas ta tulistab sind näppu või saab ise kuuli kuklasse. aga ma naeran, kui Võsa Pets sulle kuuli näkku või Oja Petsile kuklasse kihutab. aga ma naeran. Härmatis enne sõda. jäljed on maas, härmatanud Pärna lehtedel. sõda on öösel ümber maja luusinud. tema siis kolistaski, ei lasknud magada. Albert Schweitzer enne sõda. Albert Schweitzer, Albert Schweitzer. kes on Albert Schweitzer? mis on sõda? mis on trotuaar? palun selgitage meile, mis asi on trotuaar. jah, trotuaar. elektri hind enne sõda. üks elu hind kõik. tervis enne sõda. ma räägin sõjast nagu allergiast. tegelikult ma kardan kohutavalt, et riigitegelased jäävad ellu ja muud sellised. ja hea sõda läheb kaduma. kardan, et sõda kaotab mõtte. kardan, et sõda kaotab mõtte ja sihi nagu sinu riik. laulupidu sõja ajal. püüda pastor kinni ja taguda aeruga. räpi pappi. tema jumal laseb kõigel sellel sündida. räpi pappi. ilo ei panda padaje. Jee. aeruga pannakse pikki pead. massimõrvaritel on poeedi mandaat. kui poliitikud pole süüdi, kui pankurid pole süüdi, kui meedia pole süüdi, kui loomastunud mass ei ole süüdi, kui jumala advokaat räägib musta valgeks, siis on süüdi poeet. keegi ju peab olema. siis on massimõrvaril poeedi mandaat. see mandaat rööviti minult koos kõigi muude asjadega pimeduse varjus. nii said massimõrvarid poeedi mandaadi ja mul tuleb kanda ränka vastutust. see on teie enesetapp, värdjad. rõhutan veel kord, et sea tapmiseks ei ole sõda tarvis. rõhutan veel kord, sea tapmiseks ei ole sõda tarvis.
vihkan, põlgan, jälestan. Ei meeldi mulle need, kes tapavad. Nõus Olovernes. Ei meeldi mulle ka need, keda tapetakse. Kahtlemata Olovernes. Kas te suudate mõista mu pettumuse sügavust? Jah, Olovernes. Kuristik, taarn, 6 põrgusse osutav ilmakaar. Ees sädemeist põlenud põll. Olovernes. Sarka pulm. Sõber Sarka pulmas lugesin ma Bukovski pulmaluuletuse. Vihku löömine ja kõik ilma kärbeteta. Sarka abielu läks nagu kõik ta abielud. Ikka selle Bukovski luuletuse pärast. Oleks ma kärpinud kas või ainult pihku panemisegi välja, siis oleks Sarka abielu olnud õnnelik ja me ei räägiks praegu vaikselt, et sõda ei kuuleks. Oh äga ja hõiska. On. Sõda on tõesti nagu laulupidu. Ainult, et ta tuleb südamest ja haiseb natuke halvemini. Inimkond tuleb. Kui inimkond aimaks mu mõtteid, kui inimkond aimaks mu tülgastust, kui inimkond aimaks mu olemasolu, kui ta ainult aimaks, oleksin ma juba surnud. Ammu surnud veel enne sõda. Ma hakkan vastu. Siin ei ole loogikat, siin on ainult sõda. Ma ei hakka endale meeldima, ainult sellepärast, et kellelegi meeldib, et neile värdjatele meeldib mind tappa. Juba ootab, meid kõiki ootab, ka sind ootab sõbralik põrgutuli. Sõbralik põrgutuli ootab su lapsi ja asju. Armastus enne sõda. Kiimlemine ei sobi geeniusele. Ennem lähen kas või tööle. Teen korraks ühe vahele kõik, et see on väga kuulus luuletus. Seda on Toomas Hussar, tuntud filmi lavastaja, kasutas seda luuletust filmis, mis ta siis oli, Poeet ja luuraja või luuraja poeet, midagi sellist. Ühesõnaga palju neid filme sel Hussaril on, ühes Hussari filmis, ja film. Nii, ja nüüd ma lähen siis raamatu tekstiga edasi. Ma ütleks tuld. Inimeste pihta tulistada. Miks mitte? Ma tahan teada, mis tunne see on. Kindlasti mõnusam kui kontoris istuda, odava monitori ees ja elavalt mädaneda. Haisevad kõik need teie monitorid. Siiani on tunda. Kõhklused ja kahtlused. Sõda polegi vist läbinisti hea. Ka kõige õiglasem sõda toob kaasa häirivaid jubedusi. Pole midagi maitsetumat, labasemat ja solvavamat kui sõja ohvrite ning kangelaste mälestusmärgid. Ma olen ise näinud, kuidas värdjad söövad nende samade kätega, millega nad sepistavad memoriaalkomplekse. Tõesti. Kuuliaugud ei ole küll nii ilusad kui kirsiõied, aga ikkagi. Varemed, kaltsakad varemete vahel. Varemeis kesklinn näeb palju parem välja kui enne, eriti Viru keskus ja Solaris. Solarise varemed teevad alati südame soojaks. Mitte just kõige paremini riietatud. Põlgus, kaltsakad. Pärast seda on kogu ilm kaltsakaid täis. Mitte ainult rahvusraamatukogu tahmased rusud. Kui kõige närusem, võidunum ja haisvam kalts viitab tsivilisatsioonile, moeloomele,
kangastelgedele, metalli sulatamisele, kirjaoskusele ning filosoofiale. Tõesti väga piinlik. Kaltsaka teema lõpp. Endine lumivalguke, justkui Vabariigi Valitsuse autobaani fetiš, mis on saanud valusa vastulöögi. Ilma hammasteta, ühe silmaga. Ent täpselt sama kasutu ja loll nagu enne sõda. Ometi on kahju. Taevas, rüngpilved, meeleolu. Nad tapsid 100 000 inimest. Nad tapsid 500 000 inimest. Nad tapsid 1 000 000 inimest. Nad tapsid 5 miljonit inimest. Ja siis tapsid nad 100 miljonit inimest. Ja nad tapsid veel 500 miljonit inimest. Nad tapsid 1 miljard inimest. Nad tapsid 5 miljardit inimest. Nad tapsid 6 miljardit inimest. Nad tapsid 7 miljardit inimest. Sky's the limit. Ei mingit üllatust. Ei mingit üllatust. Ma tean seda põrgulikku müra. NATO lahingukopterid panevad pidevalt üle Sanga talu. Seinad värisevad, maa väriseb. Mis maa see on? Onukese elu. Onuke oleks tahtnud näha Montmartre'i treppe ja sõda. Ta ei jõudnud oma soovi lõpetada. Sõda. Sõda tahtis näha onukest puujala ja värisevate kätega. Sõda, 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 sõda. On selline aeg. Piinamine, okupeerimine, genotsiid ja massimõrvad. See kõik on muidugi julm. Aga kuidagi peavad laiad massid ometi oma vaba aega veetma. Ka täna õhtul. Esimene maailmasõda, teine maailmasõda, kolmas maailmasõda. Seriaal nagu iga teinegi. Loojuva päikese poole. See võib kergesti jääda teie viimaseks ühiseks hämarduvaks autoteeks, mis andis teie eksistentsile mõtte ja kerge väljaheite kõrval maitse. Roos hommikukastes. Või kui lähemalt vaadata, siis ilma roosita okkad. Okkad ilma okaskroonita. Okkad ilma lunastajata. Okkad ilma igavese eluta. Okkad ilma valede ja propagandata. Poeedid ja maadeavastajad. Poeedid ja maadeavastajad annavad asjadele nimed. Näiteks Ameerika ja Ameerika Ühendriigid. Need nimed rüvetavadki kõik asjad ära. Need nimed rüvetavadki kõik asjad ära. Aga prohvetid löövad sulle kohe noa selga. Nemad teavad, mis tuleb ja kuidas on vaja. Kui peab, siis peab. Sõda on funktsionaalne. Hääletu genotsiidi ohvreid ei mäleta keegi. Langeda võib kangelasena, mõnus. Õiglase sõja võib kaotada, pole paha. Aga välja surra saab ainult värdjana. Sõda. Lihtne küsimus. Kas me sellist totaalset sõda tahtsimegi? Nälg.
kaalujälgijad surevad esimestena. nii, raamat on kirjutatud Sanga talus 23. kuni 30. septembril 2012. nädal aega tööd harjutatud. nii, sellega on siis enne sõda ja kõike seda ette loetud. tore oli